Täna meisterdame köögis riisi, mis tegelikult ei olegi riis. Minuga on siin kaunitar, modell, kunstnik ja 3 lapse ema Simona ja minu sõbranna ühtlasi. Peaaegu naabrid, eks ju? Ja. Ja me hakkame tegema ühte taimset rooga, mille sa oled ise läbi teinud ja see on selline vürtsikas, kergelt mehikupärane vist, eks ju? Väga kerge, tervislik taimetoit, mida on hästi kiiresti võimalik valmistada. Aga alustamegi siis sellega, et teeme selle lillkapsa riisiks ära, eks ju, et mis selleks teha tuleb? Sina tee, näita, mis peab tegema? Tuleb võtta üks mõnus ilus värske lillkapsas ja eemaldada need õisikud on ju. See lillkapsas riivitakse niimoodi ära ja siis ta sarnaneb natukene riisile seal pannil ja sellepärast teda kutsutakse lillkapsa riisiks. Vaata kui äge see on, no on ju, see on aju. Üsna aju ja ajutoit. Ja ma nägin ükskord internetis liikus hästi kihvt pilt juurvilledest, et mis juurvili mingisuguse organiga kokku sobib ja siis oli, et tomat oli süda, lillkapsas oligi aju ja kreeka pähkel oli aju ja varsel on luud ja see tähendab mitte ainult sobivust, vaid see tähendab, et ta ka toidab neid mingil määral, on ju. Okei, põhimõtteliselt sellest meile peaks vist sobima, jah? Jah, meile küll, sellise panniga. Väga hea. Aga ma panen juba siis siin panni panen hakkama. Jaa, väike õli. Nii, sa võid küüslaugud ette valmistada, selle. Jaan on täiega siis selline muusikainimene, kuidas kas ise ka mõnikord mussi teed või? See jääb enamasti koduseinte vahele või siis hästi heas tujus, ma olen väljaspool ka, aga jah, sellist esinemist ma ei tee, et minu hääl on küll salvestatud mõnele Jaani loole, millest ühest loost, mille loo nimi on Kandla lugu 2, kui ma ei eksi. Sellest sai hiljuti valmis üks remix ja seal seda häält on kusjuures võimendatud. Nii et ja ma annan selle kuulda pärast. Anna? Kõik algab on ju tavaliselt. Kõik algab sibula praadimisest. Jah. See on see suurepärane sooja köögilõhn. Tuled koju, pann tööle, sibul peale, söögi tegemise lõhn. Ja kõik ütlevad, mis sul nii hästi lõhnab. Ma lihtsalt praen sibulat ja küüslauku. Ma olen nii hea kokk. Mis toite sulle siis endale meeldib valmistada? Või mis on need, mis on nagu sinu toidud täiesti? Ma naljaga kutsun neid naiste toitudeks. Et need on enamasti ilma kartulita ja ilma nisuta. Jah, sa oled gluteenivaba? Ei. Aga siis, kui saad või? Jah. Ja toimetan nii, nagu isu on. Siis kui sibul on klaaseks näinud, siis paneme selle, mitu küünekest sa tegid? Paneme küüslauku. Ma tegin ühe suure küüne. Kas teen veel? Tee veel, palun. Sa võta juba siis need ja ma jätkan. Siis on meil vaja ingverit valmistada. Sinu teema hoopiski alati on olnud naiselikud teemad ja praegu ka sul on üks naiselik teema, kus... Jah, ma olen leidnud ennast naiste maailmast sellisel moel, et mulle on saanud oluliseks naiste toetamine sünnitusjärgsel perioodil. No see kõik kasvas välja tegelikult raseduse ja lapse ootuse teemadest. Aga siis ma nägin, et kus mina olen rohkem vajalik ja kus ma saan päriselt rohkem panustada, on sünnitusjärgne aeg, mis on üks õrnemaid aegu üldse naise elus. Kui meil on põhi valmis, siis me paneme sinna peale lillkapsa aga enne seda sinna võiks veel lisada tomati ja paprika oleks vaja puhastada. Palun su abi. Jah, ma teen. Sünnitusjärgse hoolitsusega, mis see täpselt on, mida sa teed või mis sind nagu huvitab selle poole pealt? Või mis seal vaja teha on üldse? Loomulikult iga sünnitanud naine vajab tähelepanu, hoolitsust ja abi. Sa ei peaks midagi muud tegema peale selle, et sa lihtsalt puhkad ja oled lapsega. Ja sest see on tohutu suur töö iseenesest juba. Sul õnnestus niimoodi olla? Mingil määral, jaa. Mitte niimoodi täis lõpuni välja, nagu ma seda ideaalis kujutan ette, et ma ei ole osanud ka küsida ja põhiline on, sa võid isegi küsida. Sul võib-olla tulevad isegi inimesed appi, ütleb, et kuule, ma tahan sind aidata, ma teen seda ja iseenesest tulevad võib-olla emad ja ämmad ja vanemad tulevad appi, aga see stopp võib tulla sealt, et mingi hetk naine lihtsalt ei lase sellel juhtuda, ta ütleb, et ma teen ise. Ei julge lubada ennast aidata, see on see, kus võiks ennast nii palju hakata armastama ja lubada, et
ma ei tee täna kõike, ma ei pea pesema seda, ma ei pea seda koristama ja väga raske on, kui sa oled harjunud ise hakkama saama, siis äkitselt loobuda sellest kõigest. Ammustel aegadel tegelikult naised hoolitsesid üksteise eest igal pool niimoodi, sest et see on kõige arhailisem tegevus sünnitada last ja loomulikult kõik teadsid, et peale seda tuleb toetada naist, et ta saaks taastuda korralikult. Nii et need protseduurid, mida me teeme, nad on väga iidsed mingil määral, aga nad on toodud tänapäevasesse vormi üle. Me teeme taimetõmmiseid, ravivanne, me teeme massaaži õliga ja taimekompressidega ja lõpuks seda kõige kroonim nendes kõikides hoolitsuste valikus on selline asi, mida me kutsume eesti keeles kookonhoolitsus. See sarnaneb välimuselt kookonile, naine pannakse ühte kookonisse, kus on hästi hoitud ja selline rahulik tunne. Ja siis kas ta on mingite juba nende tõmmiste õlidega siis sisse määritud või? Ja enne seda on ta väljast ja seest soojendatud joogiga ja hoolitsetud õrnuse ja hellapuudutusega. Natuke vürtsköömet, siis me võiks seda tšillit prepareerida. Nii, nüüd on aeg seda lillkapsast panna. Okay. Nüüd siis vaiksel tulel seda niimoodi hautatakse, et tal on siin omad mahad. Aga põhimõtteliselt ta jääb nagu krõbedaks, seda siis pehmeks ei lähe? Läheb, aga asi ongi selles, et lillkapsas võtab nii vähe aega, et seda küpseks saada. Teda ei ole vaja liiga kaua kuumutada, las jääb krõmpsuks, et tahad äkki kuulda. Nii, jah, tahan. See traditsioon on endiselt elus, seda praktiseeritakse veel Mehhikos, kust see ka algupärast meieni jõudis. Mis on hästi tähtis selle asja juures, et see tegelikult ei ole ainult sünnitanud naistele, see protseduur sobib ükskõik kellele, meestele, vanaemadele, vanaisadele ja lastele. Mis ta teeb, see on selline üks toiming, mis aitab ära märgistada mingisuguse üleminekupunkti inimese elus, kui sul on midagi elus juhtunud, midagi suurt, keegi on sündinud või siis lahkunud või on see uus staatus su elus, on see abielu või lahutus või midagi sellist, millega selle mõttega on vaja tavaliselt aega, et harjuda, et see omaks võtta, et selline protsess, mida see kookonhoolitsus endast kujutab, aitab väga hästi integreerida endasse seda, mis praegu on, mis nüüd muutus. Samamoodi, kui mehed ju saavad isaks, siis nende jaoks on see tegelikult üsna sama suur muutus. Võib-olla füüsiliselt vähem, aga vaimsel ja emotsionaalsel tasandil on see nii suur, nii et nemad ka vajavad sellist, kes tunneb, et talle sobiks, siis ka meestele võib seda teha. Issand, kui hea. Ta natuke nagu pähklise mekiga. Tšilli, oh my god, nii äge. See tuleb alati värske koriander on. Kui hea. Ja lillkapsas on krõmps. Aga nii kaua, kui see küpseb edasi, siis me natuke segame vahepeal, valmistame ette siia peale tahiinikastme. See, millega me selle kõik üle kaunistame. Kui hea. Ma tahan seda kodus ka teha nüüd. Kes mõtleb, mis tahiini on, need on jahvatatud seesamiseemned. See on pasta põhimõtteliselt. Jaa, see on hästi kaltsiumirikas ja väga kasulik asi. Vedeldamiseks natuke vett. Sidrunimahlaga teed paksemaks. Kui kihvt retsept, sest et nüüd ma olen juba maitsnud seda ja siis need peaks võib-olla isegi siit natukene juurde seda. Aga maitse seda. Kas panen veel või? Kuidas see on? Toidukunstnik. Sa oled nii osav. Vaata, kas siin... Lase ainult mind pulti. Valik on panna siia kas taimset hapukoort on ja või tahiinikaste. Või siis tahiinikastet. Miks mitte mõlemat? Okei. Sidrunit siis ka või mingit laimi. Laimitükk oli, mis sellega teha? Laimitükk, natukene pritsida siia peale. Nii, aga vahepeal, Simona, sina said valmis siis meie imelise toidu. Jaa, veel vahel võib siia peterselli hakkida, aga siis me viskaks siia selle hapukoore hunniku ka peale või? Ja seda pannakse oma taldrikus. Kuidas sina teed? Seda, jah. Võib-olla tõesti, oota. Ma isegi mõtlen, et meil on
kuna meil on siin ilus see sool olemas, siis miks mitte. Valmis? Okei, toiduga me saime lõpuks ühele poole. Aga jutuga mitte. Jutuga mitte, aga proovime selle ära ka. Kuidas me võime kahvli siit anda hoopiski? Väga hea, aga nüüd meie lükkame kahvlit sisse, hakkame proovima Mehhiko pärast riisi, pärast sellist Mehhiko pärast naiste hoolitsuse juttu. Vaatame, kuidas see välja tuli. Riis, mis ei ole päriselt riis. No see on täpselt see, mis ma panni pealt ennem sain, nii hea. Üks pehme, üllatused ei ole enam. Pehme paprikas jäi praegu hambale, ma tahan proovida koos tahiiniga. Teine variant, et proovime koos taimse hapukoorega. Mulle meeldis tahiiniga rohkem. Väga hea, me jääme siia sööma. Veetke meeldiv nädal, sellepärast, et meie kohtume taas järgmisel esmaspäeval 20:45. Seniks ela hästi. Ela hästi.